tere tulemast Ärkvel teadvel looja Youtube'i kanalile ja Facebooki lehele. Mina olen Kadri ja mina olen täna siin Sissiga, kes on üks 12 naisest, kellega me koos alustame ühte ägedat teekonda naistele nimega naiselik tarkus ehk jumalanna armastuse keel. Ja Sissi, Sissiga me just praegu tõime energiat kokku, tulime ühisesse ruumi ja tegelikult ma ei tea, kuidas teil seal kuulajatel praegu on, aga minul on niimoodi, et sõnu väga palju pole ja energia voolab. et lihtsalt nüüd on vaja kuidagi pakkida see energia eestikeelsetesse sõnadesse, nii et see jõuaks kuulajateni. Tere õhtust! Minu nimi on Sissi ja mina olen kanaldaja või ma eelistan sõna portaal tegelikkuses. Ja ma filmin sellele episoodile tegelikult uut algust väga lihtsal põhjusel selles eelmises videos, mida mõned teist on juba näinud. Küsiti mult küsimus, millele ma tegelikult ei olnud valmis vastust andma ja ma tegin seda ikkagi, sest ma sõitsin üle ise enda piiri. Ja siis see läks üles ja ma mõistsin seda, et ei kujutate, mis hirmu tripil ma olen täna olnud sellega, et mõista, et minu tõde on mul tegelikult turvaline. Sest et ma sain aru, et mul on siiras uskumus, et minu tõde ei ole mulle turvaline, et ma ei saa elada oma tõde nii, nagu ma seda iga päev elan ja näen ja ma ei saa seda näidata välja poole, ilma et see kuidagi mulle liiga teeks. Ja ma olen nii tänulik, et see video läks täna hommikul välja, sellepärast et fakt on see, et ma sain kätte selle koha. Ja tegelikult nüüd ma võin jagada natuke teise koha pealt, et mult küsiti, et imeline Kadri küsis, et kes on need valgusolendid minu selja taga. Ja ma vastasingi, et kuidas lapsest saati minul on olnud õpetajad. Olendid, keda mina näen ja mõni tervendaja on neid ka näinud. Aga nad on minu õpetajad, üks neist on minu esivanem. Ja teine on teistmoodi ka just kui esivanem mingil määral. Seal on olendeid, kes ei ole kuidagi esivanemlusega seotud, teistsugused olendid. Minu inimaju näeb neid kui minust eraldi olevaid olendeid, aga fakt on ka see, et ma tegelikult ei tea. Ma lihtsalt mu keha tunneb ära tõe nende õpetustes, mis mulle antakse ja ma olen valinud seda järgida. Ja mulle mitte ei kannada ainult olendeid, vaid siin on ühine väli. Ja et sina, kes sa seda kuulad, no sina, eks ju, panid mu siia seda rääkima. Et siin on natuke sind. Kannadan keha. Õpin, kuidas keha tervendada, kuidas energiat käivad ja kõik see, mis mul siin selja taga toimub, mida teie ei näe ja mis on minu õpetused, pöörleb selle ümber, kuidas olla inimene, kuidas päriselt nauditavalt olla inimene, et kõik see maagia, mis minu jaoks ei ole maagia, väga reaalne reaalsus, eks ju. See info, see energia, et see on kõik siin selleks, et sa saaksid kõige mõnusamalt olla oma enda inimese kehastuses, elada seda elu, milleks nagu sina siia tulid, et eladagi seda oma kõige imelisemat elu. Ja mina jagan seda, sest et ma tean, et selle jagamine on seotud sellega, milleks mina siia tulin. Ja siit edasi tegelikult ma laseksingi vana video peale. Ja veits muideks oli ka trip sellega, et kas üldse paluda kellelegi võtta maha video, mis ta on üles pannud, et minu jaoks teha nagu mingi switcheroo ja uus algus siia, et kas mul on õigus sellist asja küsida. Aga päeva lõpus need minu sõnad ja minu tõde, mis seal välja lähevad ja täpselt nagu sinul on kontroll oma elu üle mingis aspektis, on ka minul. Ja ma õpin üha rohkem ja rohkem, et mul on turvaline oma sisetunnetust kuulda. Ja olles nüüd oma hirmu läbi töötanud, ütles minu sisetunne, et tee uus algus, lase see üles panna. Ja niimoodi ma järgingi seda oma teed. Okei, ja milleks sa siis tulid siia maamuna peale? Mune võõrna aine. Aga ma tean, et nagu, kui ma kõnnin seda teed, siis ma juba teen ju seda. Või nagu, et siis ma nagu, kui midagi suuremaks, ma jõuan sinna. Kui ei ole ja see ongi lihtsalt kõnnima teed ja jagama rõõmu ja jagama muusikat ja jagama sõnu, siis ma juba teen seda. Et ma leian, et ükskõik, mis ma ka ei teeks, mis tuleb mul siit südamest, juba on see. Juba ma teen seda, milleks ma siia tulin nagu. Sest et sa ei saa seda mitte teha.
sa oled sündinud selleks, sa tulid siia tegema, see ei ole võimalik, et sa ei tee seda. nii et mida lihtsamini me laseme lahti hirmust ja ülemõtlemisest ja sellest tundest, et mina pean vastutama oma turvalisuse eest, mis on see, mida eks ju sünnist saati meile nagu toidetakse, et sina vastutad turvalisuse eest, maailm on ohtlik koht, vaata, et sa kardad. Et mida lihtsamini me sellest lahti laseme, usu mind, sa hakkad ise elama oma hingeteed, sa hakkad ise elama oma suuremat missiooni, kellel on suuremad missioonid, kes tuli lihtsalt nautlema, see on ka missioon. Sa teed seda nii või naa, see pole mitte midagi, mida sa saaksid teha, et seda mitte teha. No, väga õige. Täiega, mul oli praegu kanana kehakinnitust. Okei, aga räägime veel korraks nendest, ühesõnaga, ma lugesin su tutvustusest, et sa nimetasid ennast ikka, et sa oled üle 10 aasta tegelenud ka kanaldamisega. Et kas sa kogud kuidagi seda informatsiooni ka mingisse kujusse, mis sulle antakse? On see selline nagu info, mida anda ka teistele või on see ala selline, et kui näiteks keegi tuleb su sessioonile või retriidile või kuhugi ja siis sa nagu lihtsalt hakkad nende infot läbi tooma või kuidas sa seda kanaldamist teed? Milles ma täiega avastan ju seda, et minul ka sõnad on nagu sassis, et energia on tugev ja siis sõnad on sassis ja siis pane eesti keelde. Kui ma alustasin, sest oli väga selgelt minu jaoks. Ehk siis mina olin üpriski haige, väga palju valusid, nagu voodis oled, õudne on eksisteerida, vaimne tervis, kõik asjad, et kui ma vaatan seda, kus ma tulen, kus ma olen, need on ekstreemselt erinevad kohad. Nii et see oli vägagi selle ümber, et kuidas ennast selle kõige keskel hoida, et ma vist ikkagi nagu kartsin kõiki ja kõike ja iseennast nagu kõike. Nii et hästi palju õpetati mind spetsiifiliselt, kuidas sa õpid uuesti elama, kuidas sa tuled välja depressioonist, mis on närvisüsteem, kuidas see toimib, kuidas käivad inimeste vahelised ühendused, kuidas käib energia suunamine, niimoodi, et sa endale liiga ei tee, kuidas usaldada maailma piisavalt hästi, et ma saan kasutada seda energiat, mis minu ümber on, sest et kui ma olin nii kinni oma hirmus, ma ei soovinud toetust maailmalt, sest et maailm oli ohtlik. Et sa töötad ainult iseenda energia pealt ja see on nagu minu jaoks oli väga kiire viis regulaarse läbipõlemiseni. Nii et algus oli vägagi minu ümber ja läbi enda siis mõistmine ja sealt edasi see läks kogu aeg laiemaks, et mulle meeldib öelda, et ma olen nagu ülikooli teinud aastaid, sellepärast et ikkagist, kui sa 3 kuni 6 tundi vahel nagu rohkem veedad süvameditatsioonis või kanalis ja ma ju näen neid olendeid, ma räägin nendega, ma olen teistes kohtades vahel kehast väljas. Siis mingid mõistmised nagu hakkavad tekkima. Siis mingi hetk hakkasid inimesed ilmuma minu ellu, kes tahtsid sessioone ja kes tahtsid abi. Ja siis ma olen vist 5 aastat, 6 aastat seda teinud ja sealt kaudu hästi palju liikunud õppinud. Siis hakkasid kutsed tulema rääkimistesse, küll ma olen ülikoolides käinud. Nüüd põhikoolides, keskkoolides, kus ma räägin noortega ja sest et väga suur osa sellest, nagu mida ma kanaldan, pöörleb selle ümber, kuidas inimene olla. Ei pöörle nagu me võime rääkida mingi energiatasemetest ja dimensioonidest ja asjadest, aga suur osa sellest, mulle öeldakse konkreetselt, see ei oma tähtsust, siis ei tule ole inimene nagu. Et selle eesmärk, mis mulle õpetatakse, on kuidas inimene olla, nii et see teadmine on suhteliselt üldine ja kehtib meie kõigi kohta. Nii et see lai nagu, see ongi nagu hästi lai vastus, sest et see kanalised on mulle, need on teistele inimestele, need on TikTok, kus vahel tahavad hullult videodeks minna, aga näiteks praegust ei taha üldse. Praegust ma olen, ma ei ole üldse jaganud oma kanalit, sest lihtsalt ei ole olnud see aeg, minu sees muutub nii palju, et ma ise õpin ennast taas tundma. Ja just kui kanaldused ka on võtnud täiesti uue sügavuse ja uue koha, sest et nagu mingit sorti kooli lõpetamine on toimunud. Nii et ma loodan, et see vastas nagu sellele küsimusele. Jaa. Aga kui me räägime nüüd meie sellest ühisest teekonnast, siis mis tunne sul sellega on? Kas sul on selle suhtes ka juba tekkinud mingit infot või tajumisi, et mida see teekond naistele, kes sellele tulevad, saab luua?
ja millised naised sellel teekonnal võib-olla tulema peaksid? Ma olen suhteliselt veendunud, et iga naine, kes peab tulema, juba teab seda, nagu sa istud siin ja sa kuulad mind ja ma vaatan sind praegu ja sa oled nagu, joo, jaa, nagu siin on midagi. Sa tead. Ma arvan, et siia tulevadki täpselt need naised, kes lihtsalt on valmis maanduma täielikult oma kehasse, nad on valmis kuulama oma keha intelligentsust nagu üle kõige. Ei ole vaja tegelikult, eks ju, kuulata, mida teine õpetaja sulle õpetab, mida keegi ütleb sulle, kuidas elada, mida raamatud ütlevad, ei, mida sina ütled, sinu keha, sinu teadvus, sina siin. Ma arvan, et see naine tuleb sinna, kes on valmis selleks vastutuseks, kellel on see vaprus minna läbi selle ebamugavuse, mida see tekitab, sellepärast, et alati, kui me võtame mingi uue süsteemi või me astume uude ellu isegi, lihtsalt nii palju muutub, siis närvisüsteem karjub natuke aega. Ta kardab, et ta sureb ära. Ja siis meil on vaja vaprad olla, et sellest nagu läbi tulla, nii et ma arvan, et siia tulevad vaprad naised, kes on valmis iseennast usaldama, kes teavad, et siin on midagi nende jaoks, sest et nagu mina ei tea, mis mu suust välja tuleb sellel päeval. Ma pakun, et ma olen natuke rohkem koos, kui ma täna olen täna üpriski laiali, sest et lihtsalt viimased päevad ma olen laiali. Aga ma arvan, et sagedus ei valeta, nii et sa ikkagi tunnetad nagu ära siin midagi. Ma arvan, et siia tulevad need naised, kes tahavad pusletükikesi ja nad teavad, et võt siit nad need pusletükikesed saavad. Sest et me üpriski palju räägime ju samadest teemadest. Me räägime armastusest, me räägime naiseks olemisest, me räägime seksuaalsusest, me räägime sisemisest väest, me räägime enesekindlusest, me räägime elu jumaldamisest ja iseenda jumaldamisest. Mina kindlasti räägin sellest, et mul on armastuslugu iseendaga iga päev, mina olen suhtes oma tuleviku minaga. Ja kuidas see mind hoiab ja kuidas see mind kannab. Ma räägin sellest, kui lihtne on elus olla. Lihtne on nagu kõike siin teha. Ja lihtsus ei tähenda seda, et valu ei pea olema ja et ebamugavust ei ole, see on elu osa ja see tuleb nii või naa ja me ei saa mitte midagi sinna parata, sellepärast, et kõik saab läbi ja me inimestena leiname. Aga fakt on ka see, et me võime leinas kergusega läbi minna ja valutundmine võib lihtne olla. Ma olen avastanud, et elu on lihtne, kui sa ei proovi olla kusagil mujal kui see, kus sa oled. Ja kuidas seal tunda end hästi, kuidas seal tunda end mugavalt ja liikuda läbi elu selle armastusega, mis sinu sees on ja lubada seda, sest et sa oskad nagu kõike, sa oskad armastada, sa oskad usaldada, sa oskad kõike. Nüüd on küsimus see, et kas sa lubad seda endale ja ma arvan, et nendel naistel on lubamise võtmed, sest et nagu te ei kujuta ette, mis naised siin on, saad sa, ma olen istunud nende naistega laua taga. It's crazy, see on täiesti hullumeelne, mis sagedus ja energia seal laua taga oli, ma siiani vahepeal mõtlen sellele, kas see oli unenägu või kas see oli päris. Aga see oli väga päris, sest et iga naine, nad oskavad lubada, nad on nagu avanud ära endast kõik need mingid ülikitsad kihid, mis ei luba neile oma valgust näidata ja oi, kuidas need naised oskavad särada ja meil piisab sellest, et me oleme lihtsalt räägime mingi naisega, kes nagu oskab särada, sest et ta on lubanud seda omale ja juba sinu seest trigerduvad kõik need kohad, mis ei taha, et sa säraksid. Ja sealt edasi on juba lihtne, sealt edasi sa tunned ära selle asja, ütled endale, et see on okei ja siis nad nagu lähevad vabaks su kehast ja palun sa särad ja see on nagu easy peasy. Ja seal võivad olla mingid komplekssevad kihid vahel, aga fakt on ka see, et kui sa oled iseendaga kohal, ka need on lihtsad. Ja need naised, nad on peeglid, me oleme kõik peeglid su jaoks, me näitame sulle ära, mida sa tahad, mida sa soovid, või lihtne on sinna saada. Ja sinu ülesanne on lihtsalt nagu kuulata ja võtta vastu ja olla mingi okei, ma võin ka sikk olla, ma võin ka selliseks hakata, et kasuta neid kui tõestust, et kõik, mis sa tahad, on võimalik, mitte see, et kõik, mis sa tahad, on võimatu ja ainult teiste jaoks saada või see on sinu jaoks, sest et sina, naine, kes sa seda kuulad, sina panid minu siia ellu praegu sinuga rääkima neid sõnu. Sina lõid selle kõne, mida sa pealt vaatad, sina lõid nagu kogu oma maailma. Nüüd ütle mulle, et sa ei ole kõikvõimas. Sa oled absoluutselt kõikvõimas, nii et tule siia, ole osa meie peegelsaalist. Tulen vastu võtma põhimõtteliselt, sest sa juba oled kõik, mis sa soovid olla, sa ei pea midagi otsima ega midagi saama, sa juba oled kõik lihtsalt. Ma võin edasi lasta mingi väga pikalt niimoodi, aga... Amen!
ja aitäh. Sa ütlesid tõesti praegu kõik. Mina olen nüüd, ma olen nagu kohal esireas ja kuulan kõiki naisi. Ja kõik kanalid lahti, mis üldse vastu saavad võtta, sellepärast et ma ütlen ausalt, et ma olen tegelikult selle teekonna pärast, ka sellepärast inspireeritud ja põnevil, et ma saan kuulata ka ise teisi naisi, olla seal nagu sama, jah, et olla üks esinejatest, aga samal ajal ise võtta vastu neid teiste naiste kvoode ja tarkusi, sest et see ei ole nagu selles mõttes mingi feminismi teema praegu, vaid see on lihtsalt kuidagi mingil põhjusel on praegu niimoodi, võib-olla sinu vaarvanemad on sulle seda ka juba seletanud, et naised praegu nagu kannavad seda sügavamat tarkust, et neil on see kuidagi see ligipääs sellele ja nad on valmis lõpuks seda välja andma. Me ei karda enam, et meid nagu pannakse tuleriidel põlema, et selles elus me nagu oleme jõudnud kohta, kus me saame päriselt öelda seda, mida me teame. See on, see on minu enda taju selle suhtes, jah. absoluutselt. Ja no see on loogiline taju, me oleme naised natuke kauem seda teinud. Me ei saa ära joosta oma emotsioonide eest, meile on lubatud emotsioonid, see tähendab, et ja emotsioonid, ma leian, on ikkagist nagu nii suur osa sellest kõigest, et kui sa julged oma emotsiooni tunda, siis see tähendab seda, et sa julged kogeda, sa tead oma kogemust, mis tõttu sa suudad olla üldse nagu kohal. No meestele ei ole see lubatud, nende kasvatus on selles mõttes kõvasti karmim. Kui me võib-olla tunneme, et meie emotsioonid on liiga palju, siis me siiski tunneme neid. Ja mingil määral nad on lubatud meile ja see on meile natukene eeltööd ikkagist teinud. Ja mees ärkab sellele praegu. Natuke aega see juba on käinud, aga nüüd see hakkab jõudma süksesse väga intensiivsesse kohta. Ja mida tugevamalt naisel on oma väes, seda lihtsam see kõigi jaoks on. Ja see on nii huvitav, et ma nagu tahan sellest rääkida, aga see tuleb nagu väga tugevalt praegu läbi. Sest võib-olla siin on naisi, kes peavad seda kuulma. Täiesti teine teema, nii lamp. Aga sinu ülesanne ei ole mehi päästa. Sinu ülesanne ei ole ühtegi meest oma elus päästa. Ega ühtegi meest õpetada, nad on mehed, nad on täiskasvanud, imelised olendid, nad on võimsad. Ja täpselt nagu meie oleme auku kukkunud ja crash out inud ja põlema läinud ja valutanud ja me oleme sellest välja tulnud, nad teevad täpselt sama. Et see oli selle aasta suur kannaldus minu jaoks, kus lihtsalt mu õpetajad tulid kohale, ütlesid, et siis praegu sa nüüd see aasta hakkad pealt vaatama, kuidas mees, maskuliinsus hakkab põlema ja põhja kukkuma. Ja nad lihtsalt hakkavad mõistma, mida see süsteem on ka nendega teinud. Me räägime küll, et see sõna feminism, et ma ütlen see patriarchy, see ei ole ju süsteemist naisi alla surub, see on süsteemist kõiki alla surub. On süsteemist naise likkust või seda pehmet poolt alla surub ja eks oleme kõik selle all kannatanud ja me ei saa mitte midagi sinna parata, et me oleme üles kasvanud selles ühiskonnas, aga me saame valida sellest välja astuda läbi selle, et me astumegi välja, me ei võitle sellega, me ei paranda seda. Me ütleme, nüüd mina astun oma väkke, nüüd mina võtan mind vastu. Ja nii on. Sellega sa juba astud sellest välja, nii et kui on need sinu ümber, kes põlevad ja kukuvad praegust ja ei saa hakkama enda emotsioonidega, luba seda neile. Täpselt nagu sina vajasid seda lubamist. Ja, amen. Lihtsalt kinnitan kogu keha ja südamega seda kõike, mis ütled. Ja, väga ilus. Aitäh. Aitäh Sissi selle jagamise eest. Ja, palun. Ma lihtsalt jäängi mõtlema, et kõik need 12 naist ja kõik, mis siin kokku saame, nagu see on nagu segamini minu isiklik arvamus pluss nagu kanaldatud teadmised, sõnad. Maailma peab korda naine, kes on astunud oma väkke. Ja oma väkke astumine ikkagist käib läbi selle, et sina astud sinna, mitte keegi ei anna sulle loa selle jaoks. Ja keegi ei ütle sulle, et see on see, kuidas see käib. Mitte keegi ei hoia sulle otseselt käest kinni ja ei vii sind sinna, sina astud sinna. See on sinu valik seda teha. Mitte keegi ei nooguta sulle, et see on see, kuidas see käib. Või ei, sina astud sinna, sest et sa tead, kuidas see käib. Sa tead väga hästi, sa tead, mida sul vaja on. Isegi kui sa võib-olla kardad seda, mis sul vaja on, ja sa natuke valetad endale selle kohta, see on ikkagi seal.
ja kui sa juba tead, et ma võib-olla valetan iseendale ja üldse ei taha iseennast näha, siis kui sa tunned läbi selle kihi, et üldse ei taha ennast näha ja hullult tahaks väikest mängida, siis juba tegelikult see sügavam teadmine ise jälle tuleb üles, me oskame teada seal, et see on pigem nagu lihtsalt nende plokkide, ma teen nagu eest ära võtmise liigutust, aga need on minu jaoks nagu uksed, mis lihtsalt avanevad või me lähme nendest läbi. Et sa astud sinna ja need naised on minu silmis astunud sinna, kes siin on. Ja sellepärast see ongi oluline, sest et nad mingil määral hoiavad nagu mingit tuld, ütlevad, ma olen seda teinud, see on see, kuidas mina seda tegin. Võib-olla sa tunned end siit ära, et ma nüüd ei saa sulle öelda, mida sa pead tegema, aga ma usaldan sind, et sina kuuled minu sõnades ja tunned minu sageduses ära selle tõe, mida sul on vaja. Et astuda sinna väkke ja sellega tegelikult nagu maailmapildis asju teha paremaks. Sest ma tunnen, et minu missioon on väga sügavalt maailmaga seotud nagu laialdasemalt. Ja naine nagu iga kui viimne teist mängib rolli siin sellega, et kui sina astud oma väkke ja võtad oma armastuse vastu iseenda suunas, kui sina seisad kahel tugeval jalal, mille põlved ei värise enam iseenda väe sees, sest et me teame, et meie vägi on nii tugev, et see võib vabalt panna jalad värisema. Aga kui sa seda teed, siis kogu maailm muutub paremaks kohaks. Jaa. Issand, ma nii loodan, et mu sõnad on väga loogilised. Su sõnad on väga loogilised, väga puudutavad ja see on nii naljakas, et nii palju, kui ma oma töös olen kokku puutunud naistega, siis jah, enamasti naistel on see ikkagi on nagu mingi alateadlik hirm oma väge vastu võtta. Aga reaalselt nad kardavad, et millist muutust see siis toob, kui see nagu maandub ja kui nad tõesti tunnevad ära selle, kes nad tegelikult on, et see on nüüd see koht, kust on vaja üle minna. Lihtsalt nagu võtadki oma tahtejõu kokku ja lähed üle. Lihtsalt. Ja, ma arvan, et see aitab mõista, et su hirm on loogiline. Väga loogiline hirm. Võib-olla sa oled üles kasvanud keskkonnas, kus see, mis sa tahtsid, ei ole nagu võimalik. Võib-olla sa kasvasid üles kohas või meie maailm suuresti on selline, sinu südame teadmised suruti alla. Ja see on väga valus kogemus, kui sa tuled siia maailma ja su süda on lahti ja ta on nagu kompassiks ja ta juhatab su teed, ta näitab sulle sinna, see tekitab elevust, see tõmbab, see tekitab mingit magusat tunnet, nagu ta kogu aeg suunab, ta kogu aeg näitab sulle, kuhu minna. Ja siis sulle öeldakse ei. See ei ole sulle võimalik, aga sa tunned ju, et sinna peab minema ja sulle öeldakse ei, et nagu sa oled noor laps ka, kes ju õpib täiskasvanutelt, kuidas see maailm käib ja siis sulle õpetatakse, et sa pead iga päev nüüd elama selle tundega, et sa tead, kuhu sa pead minema ja sa tead seda suunda ja sinna sa minna ei tohi. Ei, see ei ole sulle võimalik, ei ära unista nii suurelt, ei ära sinna mine. See on sõna otseses mõttes valus kogemus. See on valus, see on väga vastik tunne, kui sul on nii lahti kõik ja siis sul surutakse kinni see. Ja mida me saame teha, et ennast kaitsta? Me saame eemalt end ära oma südamest, me saame ära tuimestada selle ala. Me peame ju midagi tegema, me ei saa päeva järel kogu aeg seda laksu saada oma südame vastu. Nii et me tõmbame tast eemale. Me õpetame ennast, mitte usaldama seda, mitte tundma seda, sest et me oleme õppinud, et kui me seda tunneme, siis me oleme haiget. Nii et mõista oma valu. Ma ütlen, see on väga okei, et sa ei julge ennast usaldada. See on väga okei, et sa arvad, et sa ei tea, mis sa tahad, sest sa oled sellest kohast lihtsalt nagu lahti tõmmanud. Sa ei pidid ellu jääma, sa pidid hakkama saama selle konstantse südamevaluga, mis tuleb sellest, et sinu teed ja sind ja sinu autonoomsust ja sinu geeniust teada, mis sinu tee on, et seda ei nähtud ja ei usaldatud. Ja siis sind suunati veel sealt eemale ja me kõik teame seda tunnet, kui sa ei ela oma enda elu, sul on nahk kogu aeg natuke liiga kitsas. Kõik surub nagu natuke ebamugav igast suunast. Ja siis see üks koht, mis annaks sulle vastuse, kuidas siit välja liikuda, sinu süda on sul ohtlik. Muidugi sa kardad. Kõige loogilisem hirm maailmas. Ja
ei, ma kohe ütlen sulle ära, et siit välja tulemine on väga lihtne. Siit välja tulemine tähendab seda, et sa ütled oma südamele tere ja teed talle pai. Ja ütled talle palun vabandust, et ma olen ära kadunud ja siis ta hakkab valutama sul. Ja siis sa leinad ja siis sa leinad neid aastaid, kus sa olid täiesti eemal oma südamest ja oma teest ja tundsid, et see ei ole sulle võimalik. Ja sa tunned seda uskumust, et see ei ole mulle ikka võimalik, sa tunned seda hirmu, et minu tee ei ole mulle võimalik ja sa tunnedki seda. Ja sa tead, et see ei ole tõde, sest sa tead oma kõrgemat tõde, sa tunned iga päev oma kõrgemat tõde oma kontides. See, mis imeline elu sinu jaoks lahti on. Usalda seda ja luba omale valu. Ja tunne seda valu ja nuta ja karju ja pane end põlvil. Ja luba omale see eneseväljendus, mida sa vajasid iga kui viimne kord, kus see süda seal kinni pandi, aga sa juba õppisid, et seda ei tohi näidata. Nüüd see elab sinu kehas ja ütleb sulle, et hoia kinni see koht. Sest kui sa kinni ei hoia ja lahti teed, siis sa võid haiget saada, sest surutakse sul vägisi kinni. Tunne seda valu, niikaua kuni temast ei ole enam pilkagi alles. Ja siis sa tõused püsti lahtise südamega ja lähed oma unistuste suunas. Terenemine ja mitte midagi muud kui tundmine. Me tunneme tagantjärgi ära selle valu, mida me pidime väga ammu tundma. Ja me läheme edasi. Aamen. Ma pole veel üheski selles intervjuus kasutanud seda aamen väljendit nii palju, vist polegi vist veel enam kasutanud. Et tõesti sinu edasiandmine ei ole, see ei ole ainult sõna, et see on tunne. Nagu kõik, mida sa praegu ütled, see tuleb sellise energeetilise laenguga, et ma kujutan ette, et kõik, kes te ka kuulete seda praegu, et lihtsalt pärast seda kuulamist võtke endale hetk ja lihtsalt integreerige seda sagedust ja infot, mis siit praegu tuli, et see oli metsikult hea väärtus sinu poolt. Aitäh sulle selle jagamise eest ja me tõesti ootame siiralt sellel teekonnale siis kõiki naisi, kes tahavad kuulata veel sind ja ülejäänud 11 naist jagamas oma energiat ja koode, et teha oma elus korralik selline upgrade iseendasse. Jah, just nii. Olgu nii, aga tõmbame siis siin praegu otsad kokku ja aitäh vaatamast, aitäh Sissi jagamast ja näeme jälle. Tšau.